Tere taas tulemast Ortonomi aiapäeviku lehele. Mul on hirmus hea meel teid siin näha ja nüüd on minu võimalus tänada ja teha sügav kummardus kõikide nende inimeste ees, kes on selle eestikeelse aiandusteemalise kanali üles leidnud ja tulnud ka selle kanali tellijaks. Olgugi, et ma teen seda üksi ja ma ei ole nagu väga sage postitaja, mul on ikkagi väga tore neid videoid teha. Olgugi, et see tõesti võtab nagu nokitsemist ja kõike ja aega ja pühendumist. Aga nii tore on ka tagasisidet saada, et kellelgi on olnud nendest videotest abi. Ja tänavu ka 25. aasta, just tomatite aasta on jällegi olnud erakordne. Alati võib-olla mitte kõige paremas mõttes, aga just kogemused on ju need, millest me õpime. Ja tänavu oli küll nii, et pärandsordid olid tõeliselt rohkem vastuvõtlikumad igasuguste haiguste suhtes, mille üks selline soodustav faktor ongi olnud see liigniiskus. Aga sellegipoolest on kõik läinud ootuspäraselt ja sel aastal ma panin ka rohkem hübriidseid sorte, et selliseks nagu sordigarantiiks. Ja see tegelikult andis mulle ka seda punast massi natukene rohkem juurde. Et olgugi, et võib-olla hübriidsed sordid pole alati maitsvamad, see ei ole küll reegel. Pärandsordid on kindlasti toitainetihedamad ja maitsvamad, aga vahel on meil ju ka lihtsalt vaja toidu valmistamiseks natuke sellist punast massi. Ja praegu septembri lõpus on see seis siin ikkagi juba natukene nukker, aga sellest pole midagi. Ma lihtsalt tahtsingi näidata kõiki neid sorte nüüd eraldi. Ja tegelikult on normaalne, et septembri lõpuks on see asi siin natukene hõre, sellepärast et see on ju minu kodukasvuhoone ja me kasvatame ju neid taimi siin endale toiduks, nii et enam kahjuks ma ei saa seda lopsakust näidata, mis siin suvel oli, aga vaataks siis võib-olla neid sorte kõiki ükshaaval. Ja siin on üks sort, mille kasvamist ja valmimist on sellel suvel olnud kõige põnevam jälgida, on siis Indigo Rose. Et siin on selline küpsete viljadega kobar mul ja ma siit kõrvalt tõmban, et siin on veel toored viljad, nii et siit septembri lõpuni ka. Olgugi, et lehtedel oli igasuguseid haigusi ja tema kõrval on füüsel, mis ei ole talle hea partner, kes neid lehetäise siia ikka meelitab. Ta on ikkagi väga tubli olnud, nii et ma ikkagi panen siin öökülmadeni välja. Ja tavaliselt, kui ma olen ikka üsna skeptiline, kui ma selliseid huvitavaid sorte endale võtan, sageli siiski huvitava välimusega sordid ei ole maitseomaduste poolest midagi erilist, siis Indigo Rose on olnud üllataja ja ainult positiivses võtmes. Et selle seemne ka ma leidsin Horticumi e-poest ja ma saan nüüd väga hästi aru küll, miks see nende sordivalikus oli. Tegemist on jumalast hea tomatiga, et mitte, et ta ei näe ainult väga lahe välja, vaid ta on ka hea maitsega. Ja ma märkasin ka, et kui ma nagu ta tuppa olen viinud ja ta on jäänud seisma, siis ta püsib väga ilusti värske ja söödav. Ja ta läheb siia peale ka, kuhu valgus ei ole peale paistnud selline hästi armas nagu lille kuju. Kui me muidu tomateid, punaseid tomateid sööme selleks, et saada lükopeeni, et seda tegelikult leida väga vähestes köögiviljades, siis selle Indigo Rose puhul, kuna tal on see sinakas värvus ka siin, siis ta sisaldab antotsüaane, mida tegelikult me võime ka näiteks mustikast saada. Aga seest on ta selline hästi armas, tagasihoidlik, punane. Ja seemneid ei ole ka ülearu palju, aga nagu piisavalt, et tegelikult neid saab ka võtta enda tarbeks, et edasi kasvatada. Ja ta on kõrgekasvuline, et neid taimi ma kasvatasin endale rohkem ette ja jagasin sõpradele ka ja siis ma suve jooksul sain nagu sõnumeid koos piltidega, et kuule, mis asi see on. Aga väga positiivne, et kui on nad ikkagi valmis ja see on ka nagu huvitava välimusega tomatid, mis on tõeliselt toitainetihedad ja on väga hea maitsega, nii et see sort läheb kindlasti veel kordamisele järgmisel aastal. Nii, siin on mul see sort ananass. Temaga on üks selline lugu, et ta on üks paras vigur, ta on võileivatomat. Aga kui teda endale kasvuhoonesse võtta, siis peaks kindlasti arvestama sellega, et tema ei ole väga suur saagiandja. Aga ta korvab oma muude omaduste poolest selle, et tal ei tule nii palju vilju külge. Kuigi sel aastal minul oli ainult üks ananassitaim siin, ta ikkagi tegelikult andis selliseid suuri vilju päris palju ja minule väiksele perele oli sellest piisav. Ja tema on selles mõttes, ta on väga hea maitsega, ta on selline mahedam, pisut magusam, vähem hapukam, selline minu maitse järgi. Ja tal on nii toredad värvid ka, et siit on ka näha, et pealt on natukene siin õlgadel värvumata, aga pärandsortidel ei ole see probleem, kui need õllad jäävad värvumata, et siit ei pea tegelikult otsima mingisugust väetamise või toitumise probleemi sellel taimel.
no tal oli niigi raske sel aastal hästi toime tulla ja siin all on siis sellist teistmoodi värvumist. Ja seda värvumist me näeme siis ka, kui ma lõikan ta risti pooleks. Ta on siis tegelikult täitunud täiesti selle viljalihaga, tal on suhteliselt vähe seda mahla ja ta on ideaalne võileivatomat. Ja need värvid on hästi ilusad ja see on selline tõeline hea tujutomat. Ja seeneid on tal ka ikkagi suhteliselt vähe sees, aga noh, täpselt nii palju, et endale oma tarbeks järgmiseks aastaks siit mõned võtta, et saaks seda edasi kasvatada. Ja siit veel üks kollane tomat on Brandywine Yellow ja selle seemne ma leidsin Horticumi e-poest. Ja tegelikult ma saan väga hästi aru, miks see nende seemnevalikus on, et ma olen varem kasvatanud seda punast Brandywine'i ja tema oli ka selline lihatomat, mis oli täitsa minu maitse järgi ja kasvas väga kenasti ja tuli ka keerulisemates nagu oludes hästi toime, andis saaki. Ja siis ma mõtlesin ikkagi selle kollase variandi ka ära proovida. Ja tema on ka ainus kartulilehine tomatisort, mis mul sel aastal kasvuhoones oli. Ja muidu mulle meeldib väga üks meie pärimussort apelsin kollane. Aga Brandywine oli ka väga tubli. Küll oli tema lehed natukene vastuvõtlikumad selle niiskuse osas, et tal pole nüüd septembri lõpuks enam ühtegi lehte. Aga tegelikult võib täitsa rahule jääda selle sisuga, et kui ma ta nüüd pooleks ka lõikasin, ta on selline võib-olla hästi natukene hapukam kui minu muidu lemmikkollane lihatomat. Aga mulle meeldib see, et tal on ikkagi viisakalt vähe seemneid sees, mis on nagu alati väga hea omadus, kui me räägime võileivatomatist. Aga jah, natukene on hapukam, aga andis ka tegelikult täiesti arvestava saagi ühe taime kohta, nii et kui on vaja kellelgi vaadata endale juurde, et võiks olla üks kollane lihatomat, siis see kartulilehine Brandywine Yellow, mina küll julgeksin teda soovitada, et tal on selline natukene sellisem hapukam maitsenüanss ka juures, et ta ei ole lääge. Ja siin on veel üks sort, kellega ma olen tegelikult palju aastaid sõber olnud. See on siis Oxheart ehk siis härjasüda tomat. Kui ma üldse tomati kasvuhoone omanikuks sain, siis see oli see sort, mida ma iga aasta panin. Olgugi ta täitis kõik vajalikud kriteeriumid, siis ma vahepeal olen lihtsalt kasutanud ruumi uute sortide testimiseks ja nüüd oli pikalt paus, aga nüüd ta jällegi sattus mulle kätte see seeme. Ja ta on see kõige klassikaline nagu võileivatomat ja ta on kõrgekasvuline, aga üks paha asi ikkagi on, et kuna ta on pärimussort ja sel aastal on seda niiskust väga palju olnud, siis lehepõletik on ka sellele taimele viga teinud, aga teda nagu võib ikkagi usaldada selles mõttes, et kui ta viljad on ikkagi moodustanud ja suutnud juba oma suuruse täis kasvatada, siis ta saab ilma lehtedeta ka hakkama ja ikkagi annab mulle neid küpseid tomateid. Ma lõikan ta korra risti pooleks ka, et näidata seda imelist sisu. Et ta on üleni värvunud ja tal on väga vähe seda vedelikku ja seemneid ja enamus ongi siis see tomatimass, et on imeline selles mõttes ja väärib oma lihatomati nime kindlasti. Ja tema puhul on nii ka, et kuna ta on pärimussort ja eks neid erinevaid liine liigub ringi, siis mõnikord tema õlgadel jääbki osa värvumata, aga pärimussortidel ei ole see suur viga ja kindlasti ei peaks siin otsima, kui see juhtub mingisugust tõsist haigust või toitumisprobleemi sellel taimel. Nii et selline tore, hea kindla peale minek. Ja eks teda on kasutatud ka siis juba uute sortide loomisel päris palju. Ja siis mul on üks nii-öelda taastulija ka sel aastal. Mul on üks taim siin San Marzano 2 ja ta peaks siis olema selline parandatud versioon, kuigi tegemist on väga vana pärandsordiga ja see on siis see kõige kuulsam tomat, millest tehakse neid tomatipastasi. Aga noh, õige on ta alles siis, kui ta on õiges regioonis kasvatatud, et meie Eesti ei ole San Marzano õige regioon. Ma olen varem ka enda arust San Marzanot kasvatanud, aga siis tuli tal väga kergelt peale see viljatipu mädanik, et siin ikkagi oli toitaineste omastamisega probleeme, midagi mullas oli tema jaoks probleemne või kastmine, et teistel seda ei esinenud. Aga noh, kui ma ta niimoodi pikiga ära lõikan, siis on kohe näha, et ilmselgelt on tegemist pastatomatiga. Ja suve jooksul ma sain neid siit väga palju, aga kuna tal on vähe mahla, siis loomulikult oli see automaatselt ka minu tütre lemmik tomat ja nii need siit kõik ära kadusid. Aga mis on nagu veel tore, sest tavaliselt kui tomat ära kannab oma saagi, tema küll on kõrgekasvuline
et ma oleks pidanud seda ette aimama. Mul jäi see taim õigel ajal välja korjamata siit kasvuhoonest, mul oli lihtsalt vist midagi muud vaja teha. Ja siis ta õitses uuesti ja kasvatas endale 6 lehed külge. Olgugi, et ta oli siin nii solvunud vahepeal selle niiske suve peale, et täitsa uskumatu, et muidu ma ütlen, et 25 aasta oli nagu saagi osas vilets aasta, aga San Marzano andis 2 saaki, et ta oli reaalselt nagu surnud ja nüüd on mul jälle siin uus roheline taim, see on seesama taim. Nii et päris lahe, eks ole, kui mõnikord ei ole aega aiatöid õigel ajal ära teha, nii et ma küll ei jõudnud siis täpselt nagu välja uurida, mille suhtes see San Marzano 2 siis parandatud oli. Aga sel aastal jah, ei olnud tal viljatipumädanikku, kuigi üldse on väga vähe sorte, mis seda minu kasvuhoones on näidanud. Nii mainisin ka, et oma nii-öelda saagikarantiiks ma panin see aasta siis mõned hübriidid ka, et mida mul enam näidata ei ole, mul on isegi taim juba siit välja viidud, oli Erk, mis on siis Eesti sort, mis tegi väga kena tulemuse, nii hästi tegi, et kõik on juba ära ka söödud ja taim on kasvuhoonest välja viidud, aga siin on Tolstoi. Ja Tolstoi ka, selle seemne ka ma võtsin Nordicumi e-poest. Aga kuidas ka nagu aru saada, et kas on hübriidne sort või pärimussort, siis nendel on kohustus panna sordi nime taha kas siis H-täht, mis näitab hübriidi, aga siin on F1 pandud, ehk et ta on siis hübriidi esimene põlvkond ja sellistelt sortidelt pole mõtet seemed ka võtta, kuna siis järgmises põlvkonnas, kui sa uuesti seemne kasvama paned, toimub tunnuste lahknemine ja seal sageli mingisugust söödavat kraami nagu ei tule. Aga sellisel natukene keerulisemal aastal, ma vist räägin seda iga aasta, et kõik on nii keeruline ja ilm on halb. No ikkagi tasub panna mõned hübriidid, et temal on ju ka kõik lehed on ilusti veel rohelised, natukene näitavad, et sügis on käes. Aga jumala mõnus tomat on, et tema on ikka täiesti transpordikindel, et pärimussorte niimoodi loopida ei saa nii-öelda. Aga hea maitsega on, et mind üllatas see, et ta meeldis mulle, sest tegelikult võib juhtuda niimoodi, et kui võtad endale kasvuhoonesse hübriidse sordi, mis on tegelikult siis aretatud selleks, et oleks hästi transpordikindel, püsiks kaua letil ilus ja oleks ühtlase valmimisega, ühesuurused viljad, kõik sellised omadused, mida inimesed tegelikult ka poes nõuavad, siis kui ta saab ikkagi siin taimeküljes omas tempos rahulikult valmida selliseks sügavpunaseks niimoodi, et võiks ka teada seda, et mida kauem tomat saab valmida ja mida kauem sa ka tomatit küpsetad, seda rohkem tuleb lükopeeni juurde ja seda rohkem lükopeeni vabaneb selliselt, et meie organism seda omastab, et lükopeen meile väga meeldib, toitaine tihedus. Ja eks sel aastal mul tegelikult oligi enda jaoks uusi sorte natukene vähem, sellepärast et ma olen nagu truuks jäänud nendele sortidele, mis minu perele tõesti maitsevad. Need on kõik tegelikult pärandsordid ja kes siin hästi kasvavad. Et neid kõiki saab tegelikult vaadata varasemates videotes, et ma olen iga aasta ikkagi ühe tomatisortide video teinud. Aga mõni on mul siin septembri lõpus ka veel väga ilus, et näiteks siin on rutje. Et tema on ja jääb, teda me jääme kasvatame, no igasuguses oludes ta saab nagu hakkama ja teised on öelnud, et õues saab ka. Ja ta ikka veel läheb mul uuesti õitsema. Et see taim tegelikult ka, ma oleks võinud ta ammu juba välja viia, aga ta on ikka veel siin ja siis mul on Red Cherry siin uuesti ellu ärganud ja uued viljad on küljes, Goldkroonega on nagu selline lugu, et tavaliselt ma ta tuppa ei saagi viia, mul pere käib, sööb ta siin otse koha ära. Nii et ma nii loodan, et sellest on kellelgi abi, et kui sa oled ka valimas sorte, mida endale kasvatada ja iga aasta ka, et ma palun, et kui teil on mingeid huvitavaid sorte, mida võiksin mina ka proovida, siis olge hea, jätke mulle kommentaari, et küll ma selle seemne ka kuskilt kätte saan, aga eriti mind ikkagi huvitavad pärimussordid ja isegi kui sul on see seeme, mida sa ise oled juba võtnud või oled kuskilt saanud ja sa ei tea päris selle sordi nime, siis pole mitte midagi, anna ikka endast mulle märku, et ma ikka veel tegelikult olen selle kõige maailma parima tomati otsingul ja iga aasta ma siis ikkagi mõned võtan ette, aga nüüd ma tunnen ka, et neid lemmikuid, kelle peale saab kindel olla, on aina rohkem. Nii et tundub, et see iga-aastane aedniku dilemma, et kas mul on vaja teist kasvuhoonet veel juurde. Ma pean nüüd selle peale minema ja mõtlema. Aga sinule ma soovin toredat aiandusaasta lõppu.